pealkiri on Mina ja masin. See näitus uurib inimeste loovuse ja masinate vahelist suhet, võimaldades siis ka kogeda kaasaegset kunsti natuke interdistsiplinaarsemal viisil, ühendades nii helivalguse kui ka siis Leedu kunstniku Gleb Divovi loodud animatsioonid. Gleb Divov, meie pikaajaline koostööpartner just sellisel AI ja liitreaalsuse maastikul ja ka NFT maastikul on ta meiega 2017 aastast alates. Oleme nii Vilniuses kui ka mujal Euroopast tuuridel käinud ja näidanud nii tema kui ka meie loomingu sümbioosi. Väga meeldib, juhuslikkus on väga loov ja väga hea ja väga head soundid. Ja väga meeldib, keermelatt on mu lemmik, nii head ühtlast rütmi ei olegi näinud kuskil. I love it. The springs, which are kind of activated by what seems like the random movement. Kui sa hakkad vaatama seda nagu lumu, siis sa pead vaatama, mida see järgmine kord tuleb ja mida ta tagasi läheb. Ma olen tegelenud mehaanilise kunstiga, kineetilise kunstiga paarkümmend aastat. Et siis kogu selle aja jooksul tegelikult olen uurinud analüütiliselt mehaanilist liikumist. Selle aja jooksul on tekkinud teoseid, mis on läinud töösse, on tekkinud ideid, mis on jäänud kuskile kuklasse tiksuma. Ja tegelikult nendest kõigist iga kord siis moodustub mingisugune teos, mingisugune installatsioon. Nii et need asjad ei käi paugust. See on selline suht sõnastusväline seisund, et sa näed, kuidas asjad liiguvad, kui tugev on mootor, kui kiiresti ta pöörleb. Ma panen sinna midagi külge, panen selle külge omakorda midagi külge, et kuidas tekib mingid liikumisahelad ja mingi keel hakkab siis jälgima tekivad helisid. Nii et sellise protsessi käigus see tekib ja helid siis võimendatakse üles ja niimoodi see sünnib. Tekib usk mingisugustesse helimustritesse ja need siis leiavad kasutust ka teostel. My name is Gleb Divov. I am the Minister of Culture and Innovations of Republic of Užupis and the long-term partner of Okapi Gallery. And also as an artist, I am the one who bringing technological layer to multiple artworks and creations of the Okapi. The fact is that I started doing culture tech innovations, connecting art and technology back in the 90s. So that was the thing. It was the long path and the long journey to do it. So when we met with different artists from Okapi, we started doing these things together to explore different points of view and different possibilities how to do and how to create it. Mina olen Raip Rääts. Üldiselt seal arvutid ja tehismaailm on mind huvitanud juba aastaid. Olen ju tänulik ka Okapile, et ühesõnaga, et nad on võimaldanud mulle näitusi ja nüüd jällegi valisid mind selle kunstnike gruppi koosseisu, kes tänase näitusel esineb. It's very confusing because you have the hardware or the tech, but the animals, which is and over here is nice. I think this is nice. So like a mixture of tech and nature, that sort of meaning in that way. And it's kind of like cyberpunk. Yeah, also shaped in a dinosaur Godzilla way. So I don't know, it's a combination between nature and technology combining, and then Godzilla maybe monstrous. Otsisin uut väljakutset, uusi materjale ja siis sai räägitud metallikunstnikega Risto Tali ja Rait Siskaga ja me alustasime aasta aega kestvat protsessi metallfotosöövitusega. Minu poolt oli siis foto ja organisatoorne pool ja metallikunstnikud tulid oma know-how söövituste ja Risto eriline raamistikuse strihhi-süsteem. Kunst ei ole surnud, et kunst elab edasi, et kuhu järgmise 10 aastaga välja jõuab, kas ta aga ikka püsib värske ja elus.
meie koostööpartner Leedust, Gleb Divov, on loonud siia liitreaalsuse giid, mille saab läbi aplikatsiooni näha ja see ongi juba midagi uut. Tegemist on topeltfotoprotsessiga, ehk siis algul on fotosöövitus ja siis uuesti fotoilmutus. Teadaolevalt sellist kahte tehnoloogiat kokku pandud ei ole. Ehk siis see on autoritehnika, mille nimeks on punktsöövitus. Thank you for this opportunity tonight, April, to attend this opening, a fantastic opening. Being here in Tallinn has been a wonderful experience to experience all the artists here tonight. I think the universe set this up through beautiful chaos. Beautiful work is made that brings in people from all over the world, and the fact that you're here right now is a testament to that. So I'm so glad that you can experience this, become inspired, and now we're going to build connections through Minneapolis and Tallinn and exchange artists and grow this creative universe organically.